Budapest. Started out from busy Blaha Luisa Square, walked past the Dohan Utsai Synagoga's towers there, then through the iron arches of Nagysar Nok, a 15-kilometer straight line on the clock. Saw Groupon Marina on the ferry Hage walk, and wondered about the big metal eagle on its spot. Seekord päeva alustuseks Euroopa suurim ja maailma suuruselt teine juudi sünagoog Budapesti 7. kvartalis ehk niinimetatud juudi kvartalis, ehitatud 19. sajandi lõpus. Teise maailmasõja ajal sakslased muidugi tegid sellest oma mingi raadiojaama ja moonalao ja mille iganes. Aga muidu 3000 inimest pidevat mahutama. Ja Ungaris on, vähemasti ajalooliselt on olnud päris suur juudi kogukond, et mingisugune 900 000 või miljoni ringis mingi hetk 19. sajandi lõpus ja 5% rahvastikust. 19. sajandi lõpus tegelikult juute hakati nagu taheti ühendada rohkem nagu selle Ungari rahvaga ja kuidagi nende eluolu muutus lahedamaks. Aga siis ikkagist nagu see teise maailmasõja ajal tuli juba enne seda sõdade vahelisel perioodil see tohutu antisemitism ja juutide massitapmine ja siin sünagoogis, no tavaliselt juudi usus olevat niimoodi, et ikka matuseid tehakse individuaalselt, aga no siin sünagoogis holokausti ajal siis 2000 inimest enam maeti korraga. Ja mul muidugi tekkis küsimus, et miks siis tekkis üldse nagu nii suur juutide vihkamine? Et kui uskuda konspiratsiooniteooriaid, siis see oli sellepärast, et kuna juudid olid panganduses, siis nad olid rikkad ja siis hakati nagu kadestama ja vaatama, et mis värk on. Aga tegelikult see oli nagu olude sunnil, mitte et juudid ei olnud nagu loomulikult kuidagi rahatargemad kui teised, aga lihtsalt tol ajal 18-19 sajand enne seda peeti seda kuidagi seda kaubandust ja pangandust ja siukest asja nagu alamklassi tööks ja juudid nagu suluti neisse sektoritesse, et juudid ei tohtinud omada maad, ei tohtinud kuuluda käsitööliste gildidesse, ei tohtinud olla poliitikas juhtivatel rollidel, siis neile jäid sellised rollid nagu kaubandus, pangandus, sellised sektorid ja tol ajal 18 sajand, 18-19, siis neid ei peetud sellisteks sektorites, kus need kodanikud nii-öelda siis olla tahtsid. Aga muidugi tööstusrevolutsiooniga see põllumajandus käis alla või sellega sektori tähtsus oluliselt vähenes ja muutusid tähtsaks hoopis need pangad ja seesama kaubandus ja kuhu juudid olid efektiivselt sulunud, aga neil olid nüüd tekkinud igasugused sidemed ja asjad ja loomulikult nad olid edukad ja nad said nende endiste jõukate feodaalkorra järgi elavate inimeste ja maaomanike nende pankuriteks, nende võlausaldajateks ja muidugi siis nendel jõukatel ei jäänud muud üle kui poliitilist võimu rakendada ja siis hakata juute ekspluateerima ja hävitama ja vara konfiskeerima ja mida iganes. Et selline lugu nende juutidega. See pikk jutt, mis ma nüüd jutustasin juutide kohta, see oli see, et kuidas Gemini mulle minu küsimuste peale asja seletas, et ega seda nüüd 100% tõe pähe, kas tasub võtta või mitte, et pigem see on üks perspektiiv või lugu. Siin Donau jõe ääres üsna see hiidlaslik hoone on Budapesti keskturuhall 19. sajandi lõpust. See olevat isegi niisugune, et talle oli ehitatud juurde otseühendus tunnel või tee Donau jõega, et need kaubalaevad, mis tulid, said kauba kohe otse turuhoonesse tuua. Ja täpselt samuti raudtee olevat kohe siia hoonesse sisse sõitnud, et kaubarongid, mis tulid, said kohe kauba turuhoonesse tuua ja maha laadida. Praegu täna paistab see hoone päris ilus ja uhke. Teises maailmasõjas seda pommitati korralikult ja
nõukaajal lasti laguneda, nii et 1991 oli ta struktuuriliselt ohtlik ja avalikkusele suletud ja 1994 siis taastati oma hiilguses. No sees selline väga suur ja avar ja katuse konstruktsioonid, sellised ja suured aknad seal, mis teevad ta nagu hästi õhuliseks. Ja mitu korrust siin kohe. No, teisel korrusel on igast säravvärvilist nänni ja söögiputkad ka. Jätkuvad nänniriiulid. Igasugu suveniirikesi. Näiks, et see koht on suht turistidele orienteeritud, kui vaadata seda valikut, mida siin müüakse. Ja enam-vähem terve teine korras on sellest nänni täis. Aga põhiliselt need toiduletid, puuviljad, juurviljad, olid juustud, igasugu asjad. Et need jäävad ikkagi siia esimesele korrusele. Ja tohutud vorstiliste valikud. Ja kõik, mis siia vorstide ja lihatoodete juurde kuulub. No pidavad siin ka üks keldrikorrus olema. Aga ilmselt seal on laoruumid ja asjad, sest ma ei näe ühtegi avalikkusele mõeldud pääsed sinna. Ilmselt see keldrikorrus oli see, kus need kaubarongid ja kaubalaevad sisse tulevad või tulid. Teagi, kuidas praegune seis on. Ahaa, siit tegelikult läheb täitsed verd keldrikorrusele ka. Ainult, et keegi siin peale oma töötajate nagu ei käi. Okei, see vist ei ole jah, aga see ruum, kuhu turiste kutsutakse. Aga okei, ma siis astun välja päikese kätte. Need olid siis paar kesklinna vaatamisväärsust Pesti poole peal veel. Aga siit nüüd algab minu sirgejoone jalutuskäik. Nimelt hakkan siit Pesti kesklinnast minema ja astun 15 kilomeetrit umbes täpselt sirges joones oma järgmisse mõjutuskohta, mis peaks olema siis kaardil Kagu suunas ja no mis ma keerutan lennujaama suunas. Et täna mitte küll veel lennujaama, aga sinna lähedale mõjutusse. Et mis teele jääb? Hiiglaslik Kotkas. Ja see on siin Raupamaa Areena, suur staadion. Et spordikauge inimene, aga mida tähendab I love Fradi, kes või mis see Fradi on? Aga siit muidu on vist võimalik seda piletitega seda staadioni täitsa vaatama ka minna seest. Seal on mingi registreerimise võtkaega tähes. Sellised suured shopmarkid näiks olevat kesklinnast välja tõrjutud, mis aga ei tähenda, et neid ei oleks. Sain oma sirge joone kõnni tehtud. Seal vahepeal nüüd midagi huvitavat ei jäänud, mida kaameraga väga jäädvustada. Ja nüüd see hotell Feri peaks olema siis minu selles korraks viimane hotell Ungadis. Väljast näeb suht tagasihoidlik välja. Arvestades, et tööhind on 80 eurot või 81, kui täpne olla. Majutus selline
tagasihoidlik, ootuspäraselt. Jagatud vannitoaga. Kraanikauss on omal.